Tere tulemast vallaliste maailma! Kui sind on hiljuti maha jäetud, siis ilmselt tunned seda, mida kõik selles olukorras on tundnud. Tunnet, et sa ei leia enam mitte kunagi mitte kedagi, kes oleks pooltki nii ilus ja hea kui sinu eks. Tunnet, et elul ei ole enam mõtet, sest kõik ilusad hetked on minevik ning tulevikus ei tunne sa enam kunagi õnne ega rõõmu. Õnneks see pole tõsi. Kui sul on ka varem olnud suhteid ja lahkuminekuid, siis püüa meenutada, mida tundsid eelnevatel kordadel kellestki lahku minnes. Neid samu tundeid. Lahkumineku valu sinus vaidleb kindlasti vastu. Lahkumineku valu ütleb, et sel korral on kõik teisiti. Eelmistel kordadel ei olnud teine pool ikka nii täiuslik ja tunded ei olnud nii tugevad. See eks on kõigist parem ja sellist enam kunagi ei leia. Okei, oletame, et see ongi tõsi. Viimane kallim oli kordades parem kui eelmised. Mis see ütleb tuleviku kohta? Et järgmine tuleb veelgi parem kui antud eks, sest kui mõtled oma eelmise lahkumineku peale, siis sa samuti ei uskunud, et tuleb keegi veelgi parem. Aga tuli. Ja nüüd, mil tunned, et kõige parem oligi leitud, aga libises käest, on järelikult kusagil ootamas keegi veelgi sobivam. Kui see on sinu kõige esimene lahkuminek, siis on muidugi väga raske, sest pole tagataskust võtta varasemat kogemust, et need tunded on mööduvad ja võidetavad. Sel juhul on abi sellest, kui rääkida sõprade ja sugulastega ning õppida nende kogemustest. Mis siis meiega juhtub, kui keegi meid maha jätab? Miks me nutame ja tunneme, et elu on läbi? Kui kallim on tööl, siis me ei nutnud, aga kui kallim ütleb, et suhe on läbi ja läheb tööle, hakkame nutma. Miks nii? Mõlemal juhul on teine pool tööl ja ei ole meiega. Nutmise põhjuseks ei ole fakt, et kallim pole silmaulatuses, vaid kui kaaslane meid maha jätab, langeb meie arvamus iseendast. Kui ideaalses suhtes peaksid kokku saama kaks endaga ja oma eluga rahul olevat isikut, siis tavaliselt astutakse suhtesse selleks, et teine inimene teeks meid õnnelikumaks, kinnitaks meile, et oleme väärtuslikud, ilusad ja armastusväärsed. Kui kallim aga ütleb, et ei armasta meid enam ja siirdub uue silmarõõmu juurde, siis langeb meie maailm kokku, sest meie enesehinnang, mis oli teisest inimesest sõltuvuses, langeb. Kui meid maha jäetakse, tunneme, et me pole enam ilusad ega armastusväärsed. See pole aga tõsi. See, et me polnud õige selle konkreetse inimese jaoks, ei tähenda seda, et me pole kellegi jaoks see õige. Näiteks väikesed titad mängivad kuubikukujulise mänguasjaga, millel on erinevas suuruses augud. Nelinurksest august läheb sisse nelinurkse kujuga klots, kolmnurkse kujuga august läheb sisse kolmnurgakujuline klots, ringikujulisest august läheb sisse ringikujuline klots ja nii edasi. Kui tita üritab ringikujulist klotsi kolmnurksest august sisse panna, siis see pole võimalik ja ei õnnestu. Kas see tähendab, et ringikujuline klots ei kõlba kuhugi ja on halb? Ei, see tähendab seda, et ringikujuline klots sobib ringikujulisse auku ja kolmnurkne auk lihtsalt ei sobinud selleks. Sama kehtib ka inimeste puhul. Mõni fännab rokkmuusikat, teine aga klassikalist muusikat. See ei tähenda, et üks nendest inimestest oleks halb ja teine hea. Neil on lihtsalt erinev maitse. Kui mees jätab naise maha, sest naine kuulab klassikalist muusikat, aga mees rokkmuusikat, siis tavaliselt enesehinnang ei lange nii palju, sest saadakse aru, et muusikamaitsed on erinevad. Kui mees jätab naise aga maha 20 kilo kõhnema naise pärast, siis tunneb naine end tõenäoliselt paksu ja inetuna. Seda aga seetõttu, et tavaliselt on ühiskonnas juurdunud arvamus, et kõhn on parem kui paks. Tegelikult on aga kehakaalu erinevus samasugune erinevus nagu erinevus muusikamaitsetes,
üks ei ole hea ega teine halb, vaid üks variant sobib lihtsalt ühele inimesele rohkem kui teisele. Näiteks mehed armastavad tutvudes öelda, et neil on six-pack ja mina ütlen selle peale, et mulle ei meeldi six-pack. Tavaliselt on six-packiga mehel raske aru saada, et kusagil võib olla keegi, kellele tõesti ei meeldigi six-pack. Miks? Sest tavaliselt kõigile meeldib six-pack ja meestel on palju kogemusi, et see naistele meeldib. Kõigile aga ei pruugi meeldida. Kui sinu mees eelistas sinu asemel blondide juustega naist, siis ei tasu juuksurisse tormata. On ka mehi, kes eelistavad brünette. Maailmas on 7,7 miljardit inimest, ehk maailmas on kindlasti rohkem kui üks inimene, kellega sa sobid ideaalselt. Pole mõtet ringi taga nutta, kui ise oled nelinurk. Ringi taga nuttes veedad oma õhtut kodus patja nuttes ja ei märkagi, et mitu nelinurka oleksid sind oodanud, kui vaid oleksid suutnud kodust välja minna. Veel üks näide sellest, et igaühe jaoks on kusagil keegi. Kõnni tänaval ja märka paarikesi. Iga kord, kui näed mõnda õnnelikku paari, hinda vastassoost inimest. Kas sina oleksid selle mehe või naise endale kaaslaseks valinud? Ei. Kas vahel on teine nii vastumeelne, et külmavärinad tulevad peale? Jah, seda juhtub. Aga ometi on ta leidnud kellegi, kes on temaga õnnelik. Kas mõni sinu vana klassikaaslane, kellega mitte keegi kooli ajal läbi ei käinud ja kellega keegi klassiõhtutel tantsida ei tahtnud, on nüüd abielus ja tal on mitu last? Ilmselt on vastus jaatav. Järjekordne näide, et igaühe jaoks on kusagil keegi. Lahkumineku valus inimesed vaidlevad, et teine inimene oli lihtsalt nii eriline, et teist tema sarnast ei leidu. Kui paljud inimesed on antud ajahetkel lahkumineku valus? Miljonid. Seega peaks maailmas olema miljoneid äärmiselt erilisi inimesi. Tuleb lihtsalt nad üles otsida. Kui sinu kallim sind pettis või reetis, siis ära lepi temaga ära, kui ta mõne aja pärast saba jalge vahel tagasi tuleb. Sõprade puhul sa ju ei andesta, kui keegi on sind reetnud. Miks peaksid seda siis tegema kallima puhul? Inimene, kes sind reedab, ei vääri tagasivõtmist. Maailmas on miljoneid inimesi, kes kohtleksid sind paremini, kui reetja seda tegi. Sageli on lahkuminek väga raske nendele inimestele, kelle enesehinnang oli juba enne lahkuminekut madal. Eriti karmilt tabab see neid, kelle kallim neid pettis või koheselt kellegi teise juurde suundus. Mahajäetud inimene hakkab end võrdlema selle isikuga, kelle pärast teda maha jäeti. Mõtleb, et mille poolest tema sellest teisest kehvem oli. Sellega ei tasu aga oma pead vaevata. See ei olnud halvem ega kehvem. See lihtsalt polnud tema maitse. Küll aga oled kindlasti kellegi teise maitse. Selleks, et leida see inimene, kelle maitse sa oled, tuleb silmad kuivaks pühkida, nägu ära pesta, sügavalt sisse ja välja hingata ning end uuesti turule panna. Mister või Mrs. Wright ei tule sinu ukse peale koputama. Mine kinno või jalutama. See viib mõtted mujale ja selle õige kohtamise tõenäosus suureneb hüppeliselt. Tavaliselt on iga järgnev suhe parem kui eelmine. Ilmselt seetõttu, et iga suhe õpetab meile midagi. Õpime end paremini tundma, teame paremini, mida me tahame, samuti paraneb meie iseloom ning kompromisside tegemise oskus. Pühi nüüd pisarad, sest igaühe jaoks on kusagil keegi. Tuleb vaid silmad avada ja süda haavatavaks teha. Hirm, et äkki saan taas haiget, äkki kallim taas petab mind, äkki ma avan talle oma südame ja siis ta jätab mind ikkagi maha. See on halvav hirm, mis takistab uusi suhteid loomast. Uusi suhteid tuleb aga luua nii, et kasutad kõike head, mis sa suhtest õppisid. Näiteks, kuidas teha kompromisse, olla leplikum, kuid lülitad oma peast välja kõik hirmud, et eelmise suhte või eelmiste suhete halvad asjad korduvad. Kui sa mõtled pidevalt kõigele halvale, mis juhtuda võib,
ei anna sa oma õnnele võimalust ja see oleks ka tulevase partneri suhtes ebaõiglane. Ükskõik kui palju kordi sinu suhted on ebaõnnestunud, uude suhtesse tuleb alati astuda täie usuga, et kõik läheb sel korral hästi. Ainult siis annad tõelisele armastusele võimaluse oma ellu tulla. Aitäh kuulamast ja ma loodan, et kohtad väga varsti inimest, kes armastab sind tõeliselt ja igavesti.